tere, armas! Mina olen Triinu ja mina küsin täna sinu käest sellist küsimust. Kas sina elad oma tõe järgi, oma hinge tõe järgi või sa elad kellegi teise tõe järgi või ego järgi? Kelle tõe järgi sina elad? Aga sul võivad täna olla sellised märgid, et sa lähed tööle ja sul on ärevus. Ja sa võib-olla ei jõuagi tööle, sellepärast et sinu tervis on võib-olla täna väga halvas olukorras. Ja siit ma küsingi, kas sa elad oma unistuste elu või täidad kellegi teise unistusi ja ei kuule oma hinge tõde. Mina olen seal olnud. Mina olen seal olnud, kus ma ei jõudnud tööle. Ma olin, siin see pilt on näha, kus ma olin täiesti läbi põlenud ja vaatasin ainult seda hunnikut paberit ja ma ei olnud võimeline seda oma asja tegema, oma tööd tegema, sest minu hing ei olnud selles kohas õnnelik. Minu hing oli täielikult kaotanud ühenduse iseendaga, sest ma ei elanud oma tõde. Ma ei elanud oma tõde. Ma elasin teiste inimeste tõde. Ja ma ei oleks täna siin, kui ma ei oleks hakanud elama oma tõde. Oma tõde, kus minu jaoks on täna see pool, et ma saan inspireerida inimesi kuulama ja tervendama iseennast ära ja leidma siis selle töö, mis on sinu oma. Ja kui sina täna oled juba selles kohas, et sa saad aru, see töö ei pane minu hinge helisema, ma soovin teada, mis on veel võimalik, siis mina hakkan just seda koolitust tegema. See ei ole pigem koolitus, see on see koht, kus me transformeerime ennast ümber teise sagedusse. Teise sagedusse, kus sa saad tegelikult näha, et ärevus on märk sellest, et sa ei tee seda, mis paneb sinu hinge helisema. Sa ei tee seda siis. Sa ei tee, sest sa oled selles kohas. Aga kui sa tunned, et sinul on just see võimekus elada suuremalt, sa tunned selle ära, tegelikult on kõigil inimestel. Nüüd on see pool, et kes on valmis endasse vaatama, endasse investeerima ja nägema suuremalt oma elu. Nii et kus tões sina elad, on minu nagu küsimus täna. Kui sa jõuad siia YouTube'i kanalile, mul on ülilahe, hea meel, kui sa siin like'id või küsid, sellepärast et kui sa oled ära käinud selles kohas, kus on põhi, sa oled põhjas ja sa ei jõua enam tööle, siis tead, sinuga ei ole mitte midagi viga. Sa lihtsalt elu paneb sind sinna kohta, et sa hakkaksid vaatama iseendasse, ainult iseendasse. Ja hakkaksid aru saama, et see põhi võib olla sinu uus algus. See võib olla sinu uus algus. Aga selleks, et hakata sealt põhjast üles ronima, on oluline maha kodeerida võib-olla need uskumused, mis on sinu alateadvusesse salvestunud. Ja just töö osas. Tavaliselt me usumegi seda, et töö toob leiva lauale. Tegelikult see nii ei ole. Sina ise tood oma leiva lauale. Sinu energiast sõltub kõik. Kõik, mitte millestki muust, ainult sinu energiast. Mida kõrgemas energias sa oled, seda rohkem saad sa luua igasuguseid asju. Nii et sinu elu sõltub sellest, millise tõe järgi sa elad. Kui kogu maailm võib-olla elab sellel tasandil, kus siis on materiaalsus on hästi oluline aga hing ei ole sellega rahul. Hing võib olla täna läbi põlenud, sellepärast et see materiaalsus ei ole andnud sulle seda,
mis paneb sinu hinge särama. Ja sellepärast on üks kohtadest, mis on vaja aru saada, et me tegelikult klammerdume sinna materiaalsusesse. Aga inimene ei ole siis tasakaalus ega õnnelik. Alles siis, kui sa leiad selle teise jala ka endale, ehk siis see vaimne mina, et see vaimne mina saaks olla terve, õnnelik ja teha oma elu siin läbi täispotentsiaalil, on oluline, et sa kõigepealt saad teada, kes sa oled, miks sa oled ja mis on sinu missioon. Minu missioon oli maa peale tulles transformeerida ümber esivanemate mustrid, kus kõik nemad elasid. Esivanemate mustrid olidki need, millest mina ei olnud teadvustanud endale ja ma elasin seda mustrit täiega läbi ja just sellepärast, et aru saada, mis on õige ja mis on vale. Ainult sellepärast. Kui sina oled täna ka selles kannatuses, sul pole elujõudu, sul pole midagi, siis sa lihtsalt otsid, kui sa otsid lahendusi täna, siis hakkame vaatama, mida on salvestanud sinu alateadvus töö kohta. Ja seda ka selles vaatevinklis, et sa hakkaksid nägema, kes sa ise oled. Kes sa ise oled, miks sa siin oled ja hakata seda sinu kutsumuses nagu tegema samme, mis paneb sinu silma särama. Minu silma paneb täna särama see, kui ma saan jagada tõde. Ma saan jagada hingetõde. Hingetõde on mind täna toonud siia. Ma ei tea, mis siis oleks saanud, kui ma poleks valinud ennast. Ma valisin ennast, sest ma soovisin kogeda elu kergust. Aga ma olin seal selles kohas, kus ma sain teada, mis on raskus. Ja ma valisin sellepärast, et leida iseennast. Leida ainult iseennast. Ja siin maa peal elada täispotentsiaalil ja särada ja õitseda täiega, täiega. Kui sina selles kohas veel ei ole, siis ära heida meelt. Töö versus kutsumus, me hakkame vaatama kõike seda. Kes sa oled? Miks sa siin oled? Ja et ka sina leiaksid oma hingetee, oma kutsumuse, mis sulle meeldib, mis paneb sinu silma särama. Minu silma paneb särama iga hommik see, kui ma saan jälle jagada uusi teadmisi. Nii et kui sind kõnetab see, oled täna just selles kohas, kus sa näed, et sinu anded on nii suured ja need on avanenud, aga sa oled täna ärevuses, siis tea, mis on võimalik. Sa tuled ära oma looja energiasse. Sa saad teada, kes sa oled ja hakkad looma iseenda elu. Ja sa ei ela enam teiste arvamuste järgi, sa ei ela enam teiste hinnangute järgi, vaid sa lood ise oma elu. Täpselt omade tunnetega, mõtetega ja eesmärkidega, mida sina elult soovid saavutada. Kas sa elad oma unistuste elu? Mina täna elan. Ma teen täpselt seda, mis mulle meeldib. Nii et ärevus ja depressioon äratasid minu ülesse. Mis iganes koht sinul täna on, siis tea, et uus algus on võimalik. Nii et mina olen Triinu ja olen täna teadvuse avardaja just neile, kellel on ärevus või nad on kuskil kannatuses. Et inimesed saaksid tõusta oma potentsiaali ja olla piisavad sellisena, nagu nad on. Ma panen siia alla lingi, kui sind kõnetab, siis me alustame juba 29. aprill. Alustame sellega, et lahti kodeerida kõik need uskumused, mis ei ole sina. Et sa leiaksid puhta iseenda. Jään ootama ja olen põnevil, mida kõike on võimalik ka sinul. Aitäh sulle. Tšau.